täitsa tore on, nuga ei ole saanud veel. Tere hommikust. Me ärkasime üles 10 korda öösel. Ma esimest korda kaasas mul uni kell 5 umbes hommikul. Alex päris mitu korda ärkas üles. Ma ei tea, metsas magamise võlud. Pesime hambad ja hakkame liikuma. Kell on 7 hommikul praegu. Ma tahtsin demonstreerida veel, kui lihtne seda kokku panna. Ainult asi, mis ma olen teinud, tõmbasin vaiad välja. Siin on need nöörid. Kõigil on mingi oma hea süsteem, aga ma olen niisugune pool-süsteem. Aga üks põhjus, miks ma tahtsingi just seda hämmakit nii-öelda valida, oligi see, et teda on niivõrd lihtne kokku panna. Võtame siit selle suka otsast vahepeal. Siin läheb paksemaks. Sama asi teiselt poolt. Need käivad väga lihtsalt lahti. Tõmbad niimoodi siit. Eile sain vastu hambaid, nii et olge ettevaatlik sellega. Ühelt poolt lahti, teiselt poolt samamoodi lahti ja oledki valmis minema. Ärge seda maha unustage. Meil on laagriplats ära koristatud. Läigib nagu uus. Meil on prügikott. Viskab prügi ka ära. Aga jah, asjad kokku pakitud ja Kohtla-Järve. Siit me tuleme. Kui te näete, ma tegin väikse tuuningu, panin lühikesed püksid nende pikkade pükste peale, mis ma eile kandsin. Seepärast, et need püksid on nii õhukesed olid ja päris valus oli istuda. Siin ma sõitsin selle mullatee peal, kus olid auguline, siis ma väga julgelt istuda ei saanud. Ma arvan, et kui tuleb samasugune kruusatee nagu eile oli, siis me kõnnime, seepärast, et enam ma sellist üle ei ela. Ja niisugune maantee on meil enam-vähem okei, aga jah, need lühikesed püksid väga paremaks asja ei teinud. Me leidsime Aleksiga kergliiklustee ja lähme vaatame, et kohalikudele on tehtud siin mingi chillimiskoht. Me lähme vaatame, et mis siin toimub nagu. See on nagu Kaitseväe õppusrada, aga toddleritele. Noh, tegelikult tore, et niimoodi tehakse siin võõras riigis ka niimoodi asju Ida-Virumaal. Inimesed on tervislikud, mõnus, ilm on soe, kõik jalutavad. Vaata, kus on korterelamutel tuuning. Tuuning, jah? See, ma ei taha uskuda, et see lähiajal tehtud on, see on ikka vanast ajast. Hästi on värv kestnud, kurat. Mingi ilus maha jäetud hoone teisel pool kohe vastas. Niisugune tunne nagu oleks Tapal sõjaväelinnas, aga ilusam. Ma ausalt ütlen, siis mulle täitsa meeldib siin praegu. Täitsa tore on. 5 minutit on okei. Täitsa tore on, nuga ei ole saanud veel. Arvas nii vara hommikul ei saa. Enne kella 10 ei saa. Siin vaatajad võivad ära tunda luksuskaupade poe Oleg Kross. Mind paneb imestama tegelikult, kui ma ausalt sulle ütlen, the sheer amount of apartment complexes. Nagu, need ongi, kas siin eramaju ka kuskil on või? Ergjoos, Kaleks. Need on välja surnud. Niisuguseid putkasid on ainult Tallinnas, võib-olla. Ma ei ole niisuguseid putkasi, kurat, näinud viimased 5 aastat. Tere tuvi. Strastvuti, vabandust. Te räägite vene keelt, ma arvan. Kuidas saab põlevkivi muuseum huvitav olla huvitav? Samas igasugused asjad on võimalikud. Põlevkivi muuseum. Ma lihtsalt mõtlen, et lähed sisse, seal on üks kivi lihtsalt. Vironia. Korporatsioon. Mul on uhke tunne sellist silti vaadata nagu Vironia. See on nagu Estonia, aga parem. Nii, aga nüüd me lähme mingite mägede suunas ja Kohtla-Nõmme suunas. Kohtla-Nõmmel on mingi kaevanduse muuseum, seda tahtsime võib-olla vaadata. Ma ei tea, kuidas me kottidega saame, kotti ei tahaks nagu ilma valveta jätta. Siin on plaan, mida kõiki nad teevad. Ikka päris kõva insener on pidanud olema, et kõik läbi mõelda. Siin on see mägi teiselt poolt juba. Me oleme ringi peale teinud. Päris pirakas. Me oleme Aleksiga praegu nüüd alla tuult sellest VKG keemiatehasest. Ja siin on natuke väike udu ja räme niuke õli või mingi kemikaali hais. Ja inimesed, kes siin elavad, ma tulen kaasa, mul on juba kops kinni. Ja oleme kohal. Kohtla-Nõmme.
nii, me oleme Aleksiga tulnud Eesti Kaevandusmuuseumi juurde. Sõidame sisse täpsemalt olles. Aga ma ei tea, kas me sisse saame minna, kuna rattakotid ja neid ei julge niimoodi jätta, aga vaatame üle vähemalt väljast kas või. Me oleme nüüd Kohtla-Nõmmes, siin selles muuseumis sees. Head inimesed, kes siin on, lasid meid varem sisse. Saime jalgrattad siia panna, et me ei tahtnud matkakotte õue jätta. Siin on kohvik, lähme võtame mingi väikse ampsu. Ja siis vaatame edasi. Eesti Energia. Kas see on siis põlevkivi või? Niuke asi. Me olime ennem allkorrusel, me üles vaatasime, ei näinudki neid asju, mis siin on, aga siin on üleval on niukene väike muuseumi pool. Me sattusime venekeelsesse gruppi. Aleks räägib vene keelt, mina eeldan, mida inimesed räägivad. Mina õppisin koolis saksa keelt. Meile anti näomaskid igaks juhuks. Tahad veits paberit või? Kaevanduskäikude rajamine. Ohohohoo. Siin kohe on raske. Oota, audio mingi värk. Seda punast nuppu tahaks vajutada. Vajuta ja jookseme ära. Ega keegi ei saa aru, et need meie olime. Sealt voolu ei saa, kus sa läbi lähed. Võib saada. See on see kõlar. Ma pidin püksima. Oh my god. Me oleme mingi 5 päeva siin tunnelites olnud. Ma ei tea, kuhu minema peame. Toodame ainult kvaliteetset põlevkivi. Võtame mingi suveniiri ka kaasa siit. Oota, vaata, et sa elektrit ei saa. See, et sa 2 näpuga võtad, siis ei saa elektrit. Võtame suveniiri kaasa siit. Ei, väga vinge. Niimoodi on isegi, ma ütleks, vägevam, kuidas me kõnnime, kui see, et kiiliga vaata. Siin on vanade seppade tööriistad. Hobuse rauad, asjad, särgid. Siit saab üles. Exhibition. See on kuld. Päris kuld. Näe, saunakeris on siia toodud. Aga paneme masina tööle. Miks töö seisab? Vaata, ära näppe masina vahele jätta, kurat. Hüva sinuga, sa töötama siia siis. Me tulime Aleksiga praegu trepist alla, otsisime, et kuidas esimesele korrusele saada. Tulime trepist alla, keerasime paremale, tegime terve pika ringi peale sealt ja siit samast saab alla. Me oleme kõrgharidusega mehed kõik siin koos. Nii, aga meeldiv oli. Eesti Kaevandusmuuseum, tulge külla, tegemist oli, tore oli. Huvitav, et ei lihtsalt, et Eestis ka niisugused kohti on, see on nagu väga. Nüüd Kiviõli ja tõenäoliselt mingi kruusatee, 14 kilti. Me vaatasime, et mingi kõrvaline tee läheb Kiviõli poole, aga õnneks on enam-vähem asfalteeritud. Nüüd me Aleksiga sõitsime siin, nägime mingi niisugune väga omapärane asi. Teie kaarti ei näe, aga kaardi peal on niimoodi niisuguseid asju, siit tuleb mingi 5 tükki või. Et mis asi see on huvitav? Obviously internetis või kus iganes saaks infot, aga ma ei viitsi vaadata.
mõis, vasimõis. Pool on tehtud siia sisse, see on ka okei, on ju. Nii, Kiviõli seikluskeskus. Mis sa arvad, millega siin sõidetakse? Nagu miks see Traikidega. kurvilist rada? Traigiga. Oota, see külg ees see või? Kolmerattaline, see plastikratastega. Ei ole päris. Ma ei tea, ma arvan. See oleks päris cool tegelikult. Millega? Aga teine asi on see, vaata, kõrvalrada läheb nagu üles. Seal ei pedaali küll üles selle traigiga. Ja traigi jaoks liiga kitsas. Longboardiga neid ei ka midagi. Kardiga see... Kart on nagu üles, sellega ei sõida. Rulliskudega äkki. Tahaks üleval käia, aga jalgrattad ei julge siia alla. Jalad, tahad jalutada siin üles või? Vabalt. Nii et... Üleval näeme? Hakkame minema vaikselt. Nagu te kõik teate, ma olen aus inimene, ei valeta tavaliselt. Me käisime üleval ära ja nagu me filmida ei viitsinud. Miljöö ja vaade oli lihtsalt nii ilus. Põhimõtteliselt oleme jõudnud kodumaakonda, kodumaale tagasi Lääne-Virumaa. Polegi passikontrolli. Kui sa metsas näiteks liikled ja karvad karu, siis tee kindlaks, et karjud hästi kaua ja kõvasti sellest, mis karu teab, et sa tuled ja tal on aega eest ära minna. Kestlasoo. Nagu vaata seda vaadet. Thames on. Nii. Minu arust see oli mingi tootmistehas mingil ajal. Me oleme nüüd tulnud sööma. Algul tundus meri kõvasti lähemal. Tundub, et mingid aiad on ees, sinna anyway vist ei saa, vahet ei ole. Sööme siin samas, istume, teeme kiire snäki ja tisu. Ja nüüd me läheme Kundasse, oleme teel. Kui jõuame, siis võib-olla läheme hoopis Karepale ööbimiseks. Muidu algne plaan oli Kundas ööbida, aga vaatame, mis maailm toob. Me oleme nii kaugel tulnud, tuulikuid ei ole nähagi, vaata hell, nii kiiresti. Me teeme pitstopi praegu, me oleme tulnud Aserist 13 kilti välja, mõtlesime, et peame tempot tegema, ei ole jõudnud vahepeal filmida. Mul tuli geniaalne idee, spordijook, teeme ühe spordijoogi, Isotonic sportdrink, mul on Prantsuse MR-st üks alles, natukene kõva on, aga sellega ei juhtub midagi tõenäoliselt. Oh baby. Ta on liiga magus muidu, kui sa paned selle koguse, mis nüüd ütlevad. Tagakauguses on mingi Estonian ja ma ei mõtle Alexit, vaid see suur tehas seal. Ma ei ole kindel, mis tehas see on, aga ma võin öelda, mis selle tehase täpsem asukoht on. Kunda. No 20 kilti oleme tulnud nüüd päevast Aserit. Alex hakkab vaikselt surema. Vaikselt ära harjub. Vaikselt ära harjub. Alexil on see kuradi mountain bike MTB. Mul on nagu see linnakas nii-öelda poolenisti. Mul on väga mõnus. Väike peatus.
ma tunnen, et mul on pea põlend. Teeme siin ühe peatuse, näitan teile, mis siin toimub. Päris uhke. Jõu, siit näeb ka alla. Kuuled või? Mine vasakule siit. Said reis. Siin on mingi metsatee. 96 meetrit, something. Mingid vennad mängivad discgolfi. Ja discgolfi rada on siin. No nii, no tere, kuidas jalad? Mäest ülesse? 50% järgi veel. Ahah. Karepasse on 2 kilti praegu. Oleme siin Karepa ääres metsavarjus. Mulle ikka väga südamelähedane ikka. Meeleolu on hoopis teine kuidagi, kui siin kandis oled. Mets on vähe teistsugune. Mets lõhnab teistmoodi. Ilusam on. Okei, ärge seda raiet siin vaadake. Ossa raisk, üks hull sõidab mulle otsa kohe. Aga jah, Karepa. Kohe oleme kohal. Mis hoone see on? Saun või? Me oleme Karepal praegu. Aleksi mingi sõbra suvilas. Miks me siia tegelikult tulime on see, et Aleksil madratsi ei hoia õhku ja ta öösel mingi 2 korda puust täis seda. 2 tunniga läks uuesti tühjaks. Ja magada ei saanud korralikult Aleks. Ja ma olin alguses vastu, aga siis ta tegi seda puppy eyes, kutsika silmi mulle. Siis ma olin nagu, nojah, et noh, lähme siis vaata. Ja pumpasime siia ära 87 kilomeetrit tänase päevaga. Kokku 160 juba. Mõtlesin, et okei, et ööbime siin, me ei ööbi õues. Point on selles, et me ööbime toas, on ju, et ma ei hakka seal filmima, siin on teised inimesed ka. Muidu ma olen mingi weirdo, vaata. Life of YouTuber, kui oled võõras seltskonnas. No. Aga siin on ilus rand ja me mõtlesime, et tuleme teeme romantikat kahekesi. Mul hakkas lõpuks selg liiga tegema natukene. Ma ei tea, kui hästi sealt näha on, aga muidu me läksime kuskil seal ööbing, kus see torn paistab. Torni juures, jah. Enam-vähem jah, seal torni juures oli alguses plaan minna ööbida ja mõtlesime, et Aleksi jaoks siis pumpasime ekstra 11 kilomeetrit täna. Aga ega mina ka nüüd ei ole päris nüüd niimoodi, et oo ei, ma ei taha magada madratsi peal. Kuule, päris okei on. Magame siin samas kuidagi nagu sardellid niimoodi. Pool viltu kuidagi. Aga olgu, suure tõenäosusega kohtume homme siis, kui lõpus järge tuleb. Tere hommikust! Päev number 3 ja hakkame Karepalt liikuma nüüd Tapa poole tänaseks. Tänane marsruut on kõige lühem, 48 kilomeetrit ainult. Eile oli 87, pea 2 korda rohkem. Ma täna hommikul tõusin püsti niimoodi voodi madratsi, pehme madratsi peal niimoodi, tagumik läks nagu sirges, istusin tagumiku peal ja see oli nagu pehme madratsi peal oli juba valus, nii et nii, me oleme nüüd Karepalt tulnud mingi 8 kilti vist. Vaatasin, et Seljajõgi on vist, Aleks ütles. Ja oleme Varangul. Lähme kohe keerame Haljala peale ära. Niuke huvitav asula, et mingi 3 maja. Nii, me oleme Aleksiga nüüd sõitnud tund aega järjest ja keskmine kiirus on 18 kilomeetrit tunnis, sest et Haljalasse oli 18 kilti ja nüüd me jõudsime kohale lõpuks. Ja et siit vasakult on tupik, Narva maanteel suletud, aga meil peab, me oleme jalgratastega, me läheme üle põllu. See koht, kus me vasakule keersime, siin oli niisugune hoone. Teeme väikse hommikusöögi, sööme eile ostetud asju. With chicken flavor, real vegetables, top grade flour ja mul on sealiha omas mahlas. Mul on rollolton. Mul on ka rollolton. Me oleme nüüd sõitnud natuke aega, meil on terve tee olnud selline pool kruusatee. Aleks on maha jäänud minust. Oleme mingisse asulasse jõudnud, ma ei tea kus. Koju on circa 20 kilti, me oleme üle poole juba sõitnud. Kell on mingi 12 äkki või, natuke peale, ma ei tea. Kruusatee lõppes lõpuks ära. Üks vend on ikka veel kruusateel kahjuks. Aga nüüd on juba kodurajoon nii-öelda Kadrina. Ma ei tea, kui hästi teie näete, aga Kadrina kirik paistab seal. See on see Kadrina ringtee. Nüüd on vist on maantee kuni koju, sirge maantee ja tuul on tagant, nii et Rakvere bensiinijaam tegime väikse pitstopi ja Kadrina. Come on, man. Mul on aju pehme juba sõitu siis.
ja Take two. Take two. Kadrina bensiinijaam ja sõidame Tapale, tegime pitstoppi. No Alex jäi minust kõvasti maha praegu. Ma juba pikemat aega olen puhanud, aga näed, härra on nüüd kohal lõpuks. Tere! Lõpusirge. Tapa on siit mingi, ma ei tea, mis sa arvad, 3 kilti või? Ja põhimõtteliselt hakkame jõudma. Ja inimesed karjuvad. Lehvitavad lehvitavad. Hurraa! Ainukesed inimesed, kes on õnnelikud, on meie. Me ei ole veel lõpus, aga me oleme päris lähedal enda lõpp-punktile. Tapa linn, tšekk. – 208 kilomeetrit. 3 päeva tehtud. Me Kadrinas tegime pitstoppi, et siis noh, lõpus ikka nagu väikene niisugune õnnejook ka nii-öelda, aga sa tahtsid seda. Cheers! Cheers! Nüüd velomarketisse jalgrattaga las vaatavad üle, hooldavad ära. Teile aitäh vaatamast ja kohtume järgmine esmaspäev. Tšau!